Alguse on saanud e-autoralli Eesti meistrivõistlused aastal 2022. Esmakordselt sõidetakse EMV1 klassis WRC masinatega, kuhu osalejaid on kogunenud 66 ning EMV2 klassis, kus sõidetakse Rally 2 autodega, on kogunenud osalejaid juba 28. Kokku on osalejaid 94. Esimeseks ralliks on traditsiooniliselt Monte Carlo, mida on sõidetud juba ligi 100 aastat. Katsekilomeetreid kogunes rallil 83. Nagu arvata võib, ei ole Monte Carlo ralli just kergemate killast ning üllatuslikke tulemusi tuli nii EMV1 kui ka EMV2 klassides. Hetkel pildis näeme EMV1 klassi võitjat Siim Voorti, kes edestas teisele kohale tulnud Juss Parekut 2 minutiga. Katsevõite kogunes talle rallilt tervelt 7 katset 8. Viimasel katsel, mis on ühtlasi ka punktikatse, osutus võitjaks Juss Parek, kes teenis sealt maksimaalselt 5 lisapunkti. Hetkel näeme pildis Oskar Oravat, kes osutus ralli parimaks Fordi WRC masinaks. Tuli ta siis 7. kohale EMV1 arvestuses, kaotades liider Siim Voortile veidi üle 4 minuti. Tasub mainida, et 66 EMV1 klassi registreerunust valis Fordi masina ainult 10 osalejat. Tervet pooltel osalejatest osutus valituks Toyota WRC masin. 26 osalejat seevastu valisid Hyundai. Hetkel näeme pildis Juss Parekut, kes saavutas EMV1 arvestuses teise koha, kaotades liidrile 2 minutit, kuid suutis seevastu võita punktikatse ning kaotada ainult 4 punkti üldarvestuses. Pareku etapi kohta võiks kasutada terminit ei kellegi maal, kuna ees oleva Siim Voortiga oli vahe 2 minutit ja taga olnud Martti Tormiga 1 minut. Nüüd näeme pildis ka kiireimat Hyundaid, kelleks osutus Maarjo Kroonmäe, kelle kogunes liidrile kaotust 4 minutit, kes võttis Montest kaasa sellegi poolest täiesti auväärse 6. koha. Ise ta oma sooritusega rahule ei jäänud, kommenteerides, et üle ühe katse tulid sisse piruetid, kohtades, kus treeningul ei olnud mingisuguseid probleeme. Tundub, et tippsõitjate hulgas on populaarseim auto Toyota. Kas jõuvahekord hooaja jooksul samasuguseks jääb, näitab vaid aeg. Nüüd jõuame pildis 3. koha omaniku Martti Tormi juurde, kes lõpetab Toyotade kolmikvõidu poodiumil. EMV1 klass tõi veel hulgaliselt üllatusi, nende hulgas Siim Põdra 8. kohal, eelmise hooaja Rally 4 klassi meister, ning Sten-Erik Lehtmets 4. kohal debütandina tegemas tugevat algust oma hooajale. Vaadates EMV1 klassi top 10, siis näeme veel Jürgen Jürisalu 5. kohal, kelle kasutada oli samamoodi Toyota Yaris WRC masin. Näeme veel 9. kohal Tanel Metsarit, kelle autoks on Hyundai, ning 10. kohal Martin Järvekülg, kes roolib Toyotat. Liikudes EMV2 klassi juurde, siis näeme, et lõpetajaid oli Monte Carlos 20, põhilisteks autovalikuteks Volkswagen, Škoda ning Ford. EMV2 klassis sõidetakse tänavu Rally 2 klassi autodega, mida võib näha maailmas võistlemas näiteks WRC2 sarjas. Esimesena näeme võistlustules Anders Sinimäed, kes võttis ka võidu, edestades Karl Reinoet 5 sekundiga. Sarnaselt EMV1 klassile ei suutnud võitja võtta punktikatset maksimumi. Need punktid läksid hoopis Kertin Käblikule. Eelmise aasta e-autoralli meistrivõistlustel võistles Ander Rally 4 klassis ning tuli seal ka teisele kohale, jäädes alla vaid Siim Põdrale. Järgmisena näeme rajal Kertin Käblikut, 3. koha omanikku ning ka punktikatse võitjat. Punktikatse võit annab 5 punkti lisa ning see tähendab, et ta kaotas teise koha Karl Reinoele ainult 3 punkti. Ühtlasi on Käbliku näol tegu ühega 2 Hyundai sõitjast, kes Montel finišisse jõudsid, olles ise kindlalt kiirem Hyundai. EMV2 klassis jagunesid autovalikud veidi võrdsemalt kui EMV1 klassis. Kõige vähem valiti Hyundaid, mida valiti 3. Nii Volkswagenit, Fordi kui ka Škodat on valitud 9 korda. Nüüd näeme rajal kiireimat Fordi, kes on ka teise koha omanik, Karl Reinoja,
Reinoja tuli eelmise aasta e-autoralli meistrivõistlustel 3. kohale Rally 2 klassis, ehk tema jaoks jäi autoklass samaks, muutus vaid simulaatori platvorm. Oma rallit kommenteerides mainis Reinoja, et esimese katse lõpus sõitis 150 km tunnis kaljusse ning auto jäi kogu ralliks katki, mida on silmnähtavalt näha ka videost, kus tal on puudu kapott. Nüüd näeme katsel ralli 4. koha omanikku Karl-Christian Hansenit, kes sõitis samuti nagu Sinimäe Škoda masinaga. Kaotust liidrile kogunes veidi alla 3 minuti. Sellegipoolest suutis ta punktikatselt koguda ka 1 lisapunkti. Kokku kogus ta ralli peale 19 punkti. Nüüd näeme rajal Silver Piirmetsa, kes sõidab Volkswageniga ning suutis rallil saada 5. koha, olles ka kiireim Polo Rally 2 juht. Kaotust liidrile kogunes peaaegu 3 minutit ning punktikatsel ta punkte ei teeninud. Sellega võtame kokku EMV2 klassi. Vaadates üldarvestust tuleks veel märkida Kusti Muri 6. kohal, Gabriel Veide 7., Sten Mürkhain 8., Keijo Laanesaar 9. ning Priit Aaspalu 10. kohal. E-autoralli Eesti meistrivõistlused jätkuvalt 18. kuni 25. veebruaril Rootsi ralliga.